Tere kallid kuulajad, minu nimi on Juhan ja tänane saatekülaline on Kerli Rannala, tere! Tere! Sina oled hääletreener ja see on minule väga huvitav teema. Ma tunnen, et hääl on selline teema, millest räägitakse liiga vähe ja ma tunnen, et tegelikult juba koolis võiks tegelikult meile õpetada hääle kohta, et ma kuidagi eeldan ka, et väga paljudel on enda häälega teema, et kui nad kuulevad, ma ei tea, mingi video pealt enda häält või mingi voice memos enda häält, et enda hääl on alati niisugune väga võõras aga sellega annab tööd teha ja mul ongi väga hea meel, et meil on tekkinud selline hääletreener, kes sellest teab ja räägib, et jah, et võib-olla natuke lihtsalt enda kohta kõigepealt, et kuidas sa hääleni ja selle hääle treenimiseni jõudnud oled ja kes sa oled? Tere! Jah, see sissejuhatus juba sisaldas minu jaoks nii palju huvitavaid asju, millest tahaks kinni võtta ja kohe rääkima hakata, et võib-olla ma toongi esmalt sisse selle, et see mõte ära ei kaoks, et me kõik kuuleme oma häält tegelikult salvestustelt väga veidralt, kuni selle hetkeni, kui me harjume sellega ära, et see ongi teistsugune. Ja sellel on see põhjus, et kui me häälest räägime, siis me räägime hääle resonantsist ja see resonants tegelikult on see, mida me tajume endas vibratsioonina enda luude ja lihaste kaudu. Ja nüüd, kui see võetakse ära meilt, et me kuuleme oma häält läbi mingisuguse seadme, siis ei ole enam seda tunnetust enda kehas, me kuuleme oma häält teistmoodi. See on üks põhjus, on ju. Ja teine pool sellest on tegelikult ka mikrofoni või selle salvestusvahendi kvaliteet. Hästi oluline, milline filter seal sees on, et kas see on kvaliteetne või mitte. Ja ma olen alati hästi selles mõttes nõudlik igasuguste podcastide suhtes ka, et olgu väga hea tehnika, sest see annab nii palju juurde sellele kõigele, et see mõjutab tõesti see kuulamise kvaliteeti. Ma eile tellisin või ostsin endale need rinnamikrofonid, DJI omad ja suht kallid olid, mõtlesin, et okei, et kindlalt on mingi mega hea heli. Proovisin neid ja tunnen, et vau, et täiesti nii teine heli, et selle puldiga ja nende podcasti mikrofonidega on ikka ülihea heli. Et jah, kuidagi proovisin ja nii võõras ja mingi krabisev hääl ja kuidagi täitsa teine et jah, see mikrofon. Aga jah, selle kohta ka veel, et minul endal ka on ma ütlen kohe siia ette ära, et mul on eriti selle häälega teemal, kuna mul on sünnipärane selline omapära, et mul oligi noorena oli eriti niisugune väga nasaalne hääl suulaelõhe tõttu. Et on selline huvitav haigus, et ma kunagi ei kuulnud enda häält sellisena, ta oli, et seda nasaalset poolt ei tulnud, mina ei kuule seda, et seda kuulevad nii-öelda ainult teised ja kui ma mingi aeg kuulsingi enda häält mingi video pealt või midagi, oligi vau, et mida hekka mul selline hääl. Aga jah, et kuidas sina siis oled selleni jõudnud või et miks see sind paelub See on hästi suur küsimus. Ma ütlen ausalt, et ma arvasin, et sa seda küsid ja ma olen ju seda enne ka pidanud mõtlema, aga ma ei suutnud minna sinna jälle uuesti sisse, sest et see on nii palju ära ekseldatud, et ma hakkan praegu looma seda, kus see siis tuli. Ma arvan, et see minu jaoks vähemalt on hästi olulised sellised inimese eluaastad 4-6 eluaastat. Ja ma usun iseenesest vaikimisi, et see on kõikide jaoks see koht, kus me saame tegelikult inimest, kui me vaatame sinna tagasi, siis me saame ta kohta mingi sellise info, vähemalt selle kohta, et mis on ta elu kired. Me oleme siis veel küllaltki puhtad, on ju nii-öelda.
me oleme nii-öelda ühiskonnast ja igasugusest haridusteekonnast ja mingitest peale pandud mustritest nagu suhteliselt puhtad, kuigi see võib olla hästi erinev, kus keegi kasvab ja mis see kasvukeskkond on ju. Et juba 2-aastane laps tegelikult võib vabalt oma isa või ema keha kasutust matkida. Et selles mõttes need mustrid võivad palju kiiremini peale tulla. Aga minu jaoks see 4-6 on juba selline nagu kergelt teadvustatud koht, kus meil hakkab juba mälu on juba päris tugev, on ju, me mäletame oma mälestusi. Ja sinna tagasi vaadates siis minu jaoks, millega ma nagu tegelesin põhiliselt. Ma elasin Muhus, ma olen saare tüdruk ja ma ei tahtnud lasteaias käia, sest et see oli minu jaoks nii ülestimuleeriv. Ja vanematel ei jäänud muud üle ühel hetkel, kui mind lubada üksi koju jääda. Ma ei olnud tegelikult kunagi üksi, ma olin loomadega, ma olen maal metsa sees kasvanud, mul oli koer alati seltsiks, kassid, teised loomad. Ja see looduses rändamine, üksi olemine, uitamine, see igavus mingis mõttes on ju, mis on hästi loomulik koht, et mis minus ka kindlasti tekkis ja mis pani nagu otsima mingeid asju, siis see viis mind kontakti väga loodusega ja jäljendusega. Ja kui ma nüüd mõtlen, mis ma siis tegin, ma käisin ringi, uitasin õuede peal, oma metsatukkades, karjamaadel ja seal hoovi peal ja otsisin väga resonantseid ja kõlarohkeid kohti, kus laulda, kus nagu lihtsalt panna heli helisema. Ja see oli nagu see tunne, kui ma leidsin selle, ma mäletan, mul on üks koht siiamaani, kus ma lähen ka täna täiskasvanuna oma maja otsa, see on nii küüni ots, kus ma tean, et see helikoridor või kaja hakkab nagu seal hästi mõnusalt tööle ja siis ma nagu esinesin seal iseendale ja otsisin seda resonantsust. Ja kui me teame, et seda tunnet, mis on resonants, me räägime inimestena ka, et ma resoneerun sinuga. See sisu on tegelikult see, et minu enda võnkesagedus ühtib selle välise ruumi sagedusega või vastupidi. Ja nüüd see tunne on selline nagu tõusev, ma olen nagu nii hea süke ühtlustunud, ma olen kohal, ma olen üks. Ja see on see, mis nagu hääle ja helidega mind paneb nagu täiesti jälle sellega tegelema, jälle seda nagu endas otsima ja teistele ka seda nagu pakkuma, seda tunnet või kuidagi avama. Et see hääle fenomen, olgu ta siis väline heli või inimese heli, et see on nagu mind tohutult paelanud. Et see on nagu kirg. Ja sealt on tulnud ka teater ja see, kõik see teatrikunsti pool, et kui sa juba häälega hakkad mängima, siis tuleb ju mäng. Ja see mängulisus on minu jaoks olnud miski, mis paneb elu särama ja elama. Kuigi ma ei ole alati olnud selline, et hüppan kohe lavale, et mul on vaja nagu seda tähelepanu, vaid mul on nagu meeldinud see tunne, mis sa saad luua läbi mängu. Vahetult ennem, kui ma siin neid mikrofone ja lampe ja neid paika panin, nägin ühte enda sõpra Andrest ja ma mainisin talle, et meie teeme saadet ja ta ütles, et vau, et ma olen Kerli koolitusel käinud ja see oli selline 10-nädalane või selline koolitus. 8-nädalane. Tegelikult 9-1 on vaba nädal alati. Okei, et selline 2-kuune koolitus ja Andres ütles et ma tegin selle läbi ja et teda on see tohutult aidanud ja kõikide esinemistega üldse enda kõnega ja kõigega. Ja tõi veel selle ka välja, et sa oled väga professionaalne ja väga äge naine nagu. et jah, sa teedki neid koolitusi ja sa pakudki inimestele, kellel on häälega teemaga 1-1 töövõimalusi, et võib-olla selle kohta, et kuidas need koolitused välja näeb või kuidas selle häälega üldse nagu, mis sellega teha saab, et kui ma nüüd tunnengi, et okei, et mul on mingi, ma ei tea, oletame mingi jõhker hirm esinemise ees ja mul tõmbab nii lukku, kui ma kuhugi lavale lähen või kui on mingi jagamise ring, et ma arvan, me kõik teame seda tunnet, et kui sa sulg lähemale jõuab, oi, lihtsalt niimoodi süda taob ja lihtsalt hääl ei taha välja tulla nagu, et mida selle häälega nagu teha saab või kuidas sina nagu sellele lähened? Ja kui ma lähenen sellele hetkele praegu, mis just kirjeldasid, siis jah, ma olen ka seda tundnud. Ja täna ma enam niimoodi ei tunne, sest et ma olen lahti häkkinud selle kui kõige potentsiaali rikkam koht ühes inimeses.
ja ma isegi julgen väita täna oma kogemuse ja klientide iseenda kogemuse pealt seda, et ja ka uuringute pealt, et inimesed, kes kogevad nagu väga suurt esinemisärevust, tõesti sellist, et pilt võib taskusse minna, ma olen ise seal olnud, siis mulle tundub, et nende keha, nende olemus on keskmisest tundlikum. Ehk siis nad on ülitundlikud inimesed. Ülitundlikkus on tegelikult üks täitsa psühholoogiline vaade või haru, mida täna juba tunnistatakse väga adekvaatselt, et see on nagu miski, mis tõesti eristab üht inimest teisest. Ja see on seotud tõenäoliselt peegelneuronite aktivatsiooniga või sellega, et kui aktiivsed on kellegi peegelneuronid. Mitte, et ühel oleks rohkem siin ees prefrontaalkorteksis ehk eesajukoores neid peegelneuroneid, vaid pigem, et need aktiveeruvad kergemini mingisuguse stiimuli peale. Ja nüüd, kui me mõtleme, et mis on üks ühine ring, mis on üks esinemissituatsioon suurele publikule või ka väikesele ringile, siis seal on tohutult palju stimulatsiooni. Ja ka evolutsiooniteooria võib ju siia juurde lisada, et see ei ole olnud nagu väga turvaline koht seista üksi kamba ees. Sellele võis järgneda see, et sa kaotad oma elu, et sind visatakse sealt hõimust välja. See on üks viis, kuidas sellele läheneda on. Ja siis, mida mina siis olen hakanud otsima, on see, et kuidas siis sellega nagu toime tulla, et ei saa ju olla, et kui ma tegelikult tunnen ühendust, ma tahan luua, ma tahan inimestega kontaktis olla ja ma tunnen, et mul on tegelikult nii palju, mul on sõnumit, mida jagada, siis ei saa ju olla see, et ma olen andetu ja ma pean midagi muud tegema. Ja see on pannud mind otsima ja see on viinud mind ka hulgaliste vastusteni. Ja sellise enesekogemiseni, et tegelikult on võimalik esinemisärevus ümber kirjutada. See ei tähenda, et ma ei koge enam kunagi ärevust, vaid see ärevus saab teistsuguse tähenduse ja sinna sisse tuleb selline asi nagu närvisüsteemi maandus, regulatsioon. Et maandus ei pea see tingimata olema, aga regulatsioon on täpsem vastaja, sest et närvisüsteemi regulatsioon ei tähenda tegelikult ainult maandatust. Et kui vaja, siis ma pean olema suuteline ka ennast kaitsma selles olukorras, mis tekib, või adekvaatselt reageerima, et ma ellu jääksin. Aga nüüd häälega tõesti on võimalik ennast reguleerida. Et ühelt poolt hääl on väljendusvahend. Ta räägib kogu aeg hetkes, mis meiega toimub. Ma nagu vahel naeran, et see on tegelikult selline nagu viis, kuidas ma ennast häälestan, et kui ma hakkan teist kuulama. See on hästi selline kohalolu ja tähelepanu. Ja see tähendab nagu ümberlülitust, et see ei ole nii, ma peol ka kogu aeg nagu teiste häält niimoodi, kui analüüsin, vahel tullakse mu juurde või ma näen, kuidas inimesed tõmbuvad krampi, et no nii hääletreener, et siin hakkab pihta nüüd, et räägi minu hääle kohta siis. Ja siis tegelikult see on ju tohutu töö, et sa oled kohal, sa hakkad uurima seda inimest, sa kuulad taas välja kõike ja siis ma naeran, et kui ma olen sellises nagu olemises, seisundis, teadvusseisundis, kus ma teist nagu analüüsin, siis tegelikult ma tean põhimõtteliselt nagu justkui kõikide kohta selles hetkes seal. Ma ei ütle, et ma näen inimesi läbi või midagi sellist, aga seal on midagi sarnast, sest et ma justkui saan aru, et mis selle inimese hirmud on, mis teda üldse ajendab midagi tegema, mis ta uskumuste süsteem on, milline ta närvisüsteemi nagu regulatsioon on ja me tajume ju seda kogu aeg, me kooreguleerime üksteist, me tajume üksteist ruumis. Ja nüüd hääle kaudu, ühelt poolt, nagu ma ütlesin, see on väljendusvahend ja see on väga aus väljendusvahend. Ja ta on samas ka indikaator. Kui sa õpid oma häält tundma, siis ta annab sulle kogu aeg sinu närvisüsteemi, sinu olemise, sinu heaolu kohta infot. Ja nüüd, kui mul on see käes, siis muuta saab ju asju ainult siis, kui ma tean, mida ma hakkan muutma. Ma näen ära endas mingid tahud, teises mingid tahud ja nüüd ma saan hakata otsima strateegiaid, kuidas siis ennast aidata. Ja nüüd sealt algab see, et hääl on tervendusvahend. Ja närvisüsteemi kontekstis, kui minna korraks nagu, natuke nagu teaduslikule poolele, siis kui me räägime nagu närvisüsteemist, me räägime kogu aeg tegelikult autonoomsest närvisüsteemi osast, mis on kesknärvisüsteemi osa. Ja väga palju mõtlen uitnärvile, mis on üks pikimaid siis väga populaarseks saanud närvikanal, 2 haru, mis hakkab pea just minema ja tegelikult läbib meie keha nagu piki, väga elutähtsatest organitest ja samamoodi hääletrakti. Häälepaelte kõrvalt läheb see uitnärv läbi ja nüüd uitnärv vastutab tegelikult selle eest, et kas me oleme sotsiaalses kaasatuses, et kas me oleme valmis nagu kellegagi üldse ühendust looma või mitte. Ja nüüd, kui on see üleliigne ärevus, siis närvisüsteem on niimoodi piltlikult öeldes punases, nagu punane foori tuli põleb, siis me tegelikult ei loo ühendust, sest et meil pumbatakse verd ja juhitakse hapnikku elutähtsatesse organitesse, et jääda ellu.
süda hakkab kiiremini taguma, hingamine muutub pealiskaudseks, hääletrakt tõmbub kokku, sellest tekib hääle kõrgenemine, tavaliselt selline pitsitustunne, raske on, hääl ei tule välja, ja lisaks ta hakkab nagu rohkem resoneeruma ainult selles piirkonnas. Ehk siis ülejäänud keha, mis tegelikult aktiveerib hingamissüsteem ja kopsud ja kõik diafragma ja lihaste kasutus, keha joondus, see kaob nagu ära sellest hääle tekkest. Ja siis see ongi kitsas, ta ei ole nagu resonantne, ta ei loo vibratsiooni teise inimesega. Ja nüüd tegelikult see on see koht, kus ma tunnengi, et ma ei ole nagu ühenduses ja ma tahan sealt välja saada. Ja teiselt poolt see hääl, nii kui me hakkame häälima, nii kui me suu avame, siis tegelikult meie keha tahab kogu aeg, ta on disainitud saama kogu aeg närvisüsteemi reguleerima. Ei ole seda, et ma tahan minna friisi või keha tahab minna tardumisse. Tegelikult ta tahab kogu aeg sealt välja tulla, ta ei taha olla energiamahukates funktsioonides, mida tardumine kuigi ei tundu. Et ma istun ja ma olen nagu endas ja ma olen ära pööratud või ma olen nagu lihtsalt meditatsioonis kogu aeg. Ja see võib ka tardumine olla. Et see justkui tundub, et see on vähe energiat võttav, aga pika peale on see tegelikult kroonilist stressi tekitav. Ta ei ole nagu meil kehas ette nähtud, et me pikaajaliselt selles oleme. Ja see tegelikult võtab tohutut energiat. Ja siis me lõikame endast nagu sellest sotsiaalsest kaasatusest välja. Aga nüüd, kui me hakkame õppima seda, et kui me teame, et nii kui ma häält teen, ükskõik millist häält, ükskõik millise kvaliteediga, isegi kui see on kitsas, isegi kui see on kõrgendatud, aga ma julgen selle endast välja lasta, siis koheselt meie uitnärv saab stimuleeritud ja me lähme ventraalsesse närvisüsteemi. Ja sealt tulevad ka mingid esimesed nipid, kuidas siis ennast maandada. Kui sa oled üliärev, ära jätta ennast kunagi nagu ringi lõppu, sest et siis on juba nii, et sul on nagu tõesti see võitlupõgene juba nii suur, et sa suudad ainult automatismide pealt kõneleda. Automatism tähendab seda, et sa oled palju õppinud, et sa tead, sa oled konstruktsioone endal pähe loonud, et mida ma hakkan väljendama, sa oled teemas nagu valdkonnas proff. Aga kui ei ole, siis tegelikult sul ei ole loomingulisust, sa ei suuda nagu seoseid luua siin ja praegu. Nii tuttav teema, no. Ma mäletan, ma läksin hingamise koolitusele kunagi mingi 3 aastat tagasi juba ja ma väga ei olnud niimoodi nagu nendes ringides niimoodi käinud ja ma olingi suht viimane seal ja kuidagi mõtlesin, et mis seal ikka, et ma ei tea, midagi seal ütlen ja et olen Juhan ja kõik ja lihtsalt niimoodi tõmbas lukku, et nagu reaalselt ei tulnudki pea tühi, lihtsalt kurk täiesti kinni, sõnad ei tule suust välja ja lihtsalt ongi nagu, ei tea isegi mida öelda nagu ja lihtsalt nagu mähkasin midagi ära ja andsin sulle edasi ja mõtlesingi, et mida hekki, et mul on ikka väga halvasti nagu selle asjaga. Aga nüüd olen mõnda aega neid hingamisi teinud ja ka küllaltki vahepeal suurtematele inimestele nagu, või nagu suuremale rahvale mitte küll väga suur, et ma arvan, et maksimum ma olen mingi 140 inimese ees olnud, aga see on ka juba küllaltki selline. See on väga suur kamp tegelikult juba. Et kuidagi nagu on läinud aina nagu paremaks aga jah, et oletame, kui inimene tuleb sinu juurde, et mis sa talle, kuidas sa hakkad teda suunama nagu, et mis need sammud oleksid muidu? Jaa, sa mõtled nüüd individuaalõppes, et need on pisut erinevad siiski need lähenemisviisid, kas grupis või individuaalis. Ja üks ei ole parem ega teine ei ole parem, seal on lihtsalt väga erinevad asjad, mida saab nagu teha. Ma võtan individuaali siis näiteks, eratund. Inimene tuleb eratundi, see nagu paljud sellised inimestega tegelejad ütlevad, et see kõik algab tegelikult juba sellest hetkest, kui sa võtad ühendust või natuke isegi enne selle inimesega, kelle juurde sa lähed. Ja siis sa hakkad mõtlema oma häälest tõenäoliselt, et need, kes minu juurde jõuavad, nad on läbi hekseldanud kõik juba iseenda kohta põhiliselt. Ja siis mina hakkan nagu tooma läbi selle esmase vestluse, mul on alati üks selline ülesanne, kirjalik ülesanne, mis maandab, me toome ruumi, ma tahan, et oleks hästi lihtne olla, ma loon sellise turvalise ruumi, kõik endast olenevalt, see tähendab seda, et mina pean olema joondatuses, et mina lähen sinna ruumi, siis ma pean tundma hästi ja kuidagi see õnnestab mul, et isegi kui mul on raske päev või mul endal on elus tegelikult mingi krahv või väga raske olla, siis minu jaoks töötab see, et ma jätan nii-öelda nagu näitlejad ütlevad kalossid ukse taha või siis sinna backstage. Ja minu arust see on hästi professionaalne koht ka.
ja see hakkab mulle ka endale hästi, räägin selle osa kiirelt ära, et see hakkab ka minu jaoks hästi tööle, sest et pärast näiteks 2 tundi 2 inimesega tööd, ma tunnen, et need teemad ei ole minu jaoks üldse enam olulised, mille pärast ma näiteks põdesin kohutavalt või mis enne nagu viisin mind rivist välja. Ehk minu enda töö joondab ka mind. Ehk siis ma suudan jälle ennast kuidagi reguleerida ja tulla nagu sellisesse enesevalitsusse võiks öelda või eneseregulatsiooni on ju. Aga nüüd ongi inimene on tulnud, me teeme selle esimese ülesande ära ja siis hakkab nagu voolama, ma näen, et inimesel nagu tekib juba ühendus, ta näeb, me oleme omavahel vahetunud sõnu, meil on hea olla. Ma annan ka alati selle ülesande, et ta peab ennast hakkama koheselt väljendama, et ei ole nii, et kuulab ja siis istub seal ja mõtleb, et no nii, millal minu kord on, et kas ma üldse julgen siin midagi öelda. Et see muutuks nagu hästi vahetuks. Ja siis ma räägin alati teooria ära ja räägin metoodikat ja me analüüsime seda tema hääleprofiili ja ma annan juba esmaseid väikesi selliseid konkse, mis tekitavad siis inimesest tunde, et noh, et jaa, et siit saab midagi õppida, ehk ma annan talle natukene tagasisidet tema hääle kohta, mis ma kuulen. Aga ma väldin sellist nagu esmapinna kohtumise pealt nagu sellist nagu ülipõhjalikku seda, et no nii, ma ütlen, et siin on see asi, siin on see asi, see asi. Seal on mitmed põhjused, miks. Esiteks inimene ei ole tavaliselt nagu vastuvõtlik sellele kõigele, et see on mõttetu nagu lahmimine. Et kõik see traumatöö ja asi, et kui me läheme nagu kohe peale, siis tegelikult see on ressursi raiskamine. Ehk et ma hakkan nagu, minuks on hästi oluline, et see, ütleme, baas tegelikult on 6-10 tundi, et üldse hakata nagu tajuma päriselt sügavalt, mis see tähendab. Ja seepärast ma olen ka reguleerinud selle oma töö niimoodi, et ma tahan, et minuni jõuavad need, kes päriselt on valmis võtma ette teekonna. Et ma ei tee enam eriti üksiktunde, sest et ma ei oska isegi teha enam neid. Et jah, me võime ju rääkida siin ja vestelda, aga see ei ole tegelikult hääletöö. Et hääletöö algab, jah, see sisaldab kognitiivset poolt, ehk siis see, et me analüüsime, me arutleme, aga see algab tegelikult sellest hetkest enne kõike, kui me alustame kehatööd, mis on esimene etapp. Metoodika siis jagunebki mul enam-vähem mingit viisi selliseks karkassiks või etappideks, et oleks lihtsalt lihtsam läheneda sellele kõigele. Kuigi lõpuks on kõik üks tervik, et ei saa öelda, et praegu me tegeleme ainult resonantsiga, siis et me toega tegeleme või siis hoopis nagu hingamisega, et see on tegelikult kõik on üks, et need võtavad üksteisest kinni ja haaravad. Aga et oleks nagu arusaadavam, siis me keskendume etapiti. Ja esimene etapp on kehatöö ja seal alla närvisüsteemi regulatsioon, maandamine, kuidas üldse maandada ennast, kuidas tulla kehasse, mis tähendab kehasse tulemine. Et ma olen selle kallal hästi palju nagu ennast küsitlenud, kuulanud teisi, õppinud teistelt ja teinud siis nagu enda jaoks selle selgeks, et mis see kehasse tulemine siis on. Ja kui need esimesed etapid, milleks ma võtan tegelikult nüüd väga jultunult 3 tundi vähemalt, tihti peale olenevalt inimesest. Kui inimene ei ole oma kehaga üldse väga kontakti loonud erinevate praktikate näol või kuidagi nagu oma olemuses, ei oska nagu seda luua seda kontakti, siis on vaja rohkem seda, sest et hääl tuleb kehast. Häälel ei ole oma organit eraldi. Tal on hingamisorgan, teda mõjutab sinu kehasüsteem, emotsionaalne pool, ehk siis hääl on nagu sild psüühika ja füsioloogia vahel. Ja neid ei saa eraldada. Ei saa öelda, et emotsioonid mõjutavad häält kõige rohkem. Või kehakasutus mõjutab häält kõige rohkem. Tegelikult see on jälle siuke, et minu jaoks on hästi oluline, järjest olulisem, et me vaataksime inimest tervikuna. Mitte et emotsionaalne keha, füüsiline keha, energeetiline keha, vaid nagu kõik on tervik. Jah, seda on raske natuke hoomata ja seepärast me loomegi tegelikult neid selliseid tingimusi või sellist tingitult vaadatust keha peale. Ja siis ongi, lähme juba esimesel tunnil tegelikult kehatöösse ja seal ma rakendan ka puudutust ja järjest julgemini, ehk siis ma aitan inimesel tegelikult hakata tajuma, et oskaks seda iseendas hakata tajuma ja üksi sellega töötama. Kuidas siis seda joondatust füüsiliselt kehasse tuua? Mis üldse on joondatus? Ja kui ma räägin joondatusest, siis sellest võib ju mõelda nagu, et see on miski, millest ei saa päris täpselt aru, aga tunnetame, et see on nagu mingi spirituaalne tasand, aga mina enne kõike võtan seda kui kehaline tasand, esmalt vähemalt, see on 3D, see on hästi reaalne. Tohutult põnev, nii põnev teema. Aga võib-olla natuke sa mainisid, et resonants on ju tugi ja närvisüsteem on ju, et võib-olla jah, natukene võib-olla lähemalt nende kõige 3 kohta, et resonants, et kuidas seda
paremaks saada. Ma olen YouTube'is vaadanud mingeid välismaa vendi, et mingid harjutused ja nii, aga et võib-olla sa oskad kuidagi paremini seletada, et kuidas seda, ma ei tea, kuidas saada paremaks häält ma usun ja tahan loota, et ma oskan aga kohe ütlen ära, et ma olen ise ka kogu aeg teel, kuigi ma usun, et ma olen palju saanud selles osas nagu inimesi võimendada ja aidata juba. Aga võib-olla ma alustan nagu sellises loogilises järjekorras nii-öelda. Sina tegeled hingamisega, oled hingamise proff, ja tegelikult häälel, nagu ma ütlesin, ei ole oma organit, hääl istub kehas, ta tuleb kehas, ta väljub kehas, ta võib kehasse tagasi ka suubuda ja ta istub hingamissüsteemil. Ja see on hästi raske olukord sellele häälele tõesti, et kõik hääle kvaliteet tegelikult sõltub sellest, milline on hingamiskvaliteet ja tegelikult ka sellest, et milline on seedimissüsteem näiteks. Kui on refluks või mingisugused sellised seedimisega seotud haigused, siis see hakkab häält mõjutama või kilpnäärme üle või alatalitused. Et need on väga keerulised meditsiinilised konditsioonid, nendega ma ei tegele, aga ma suunan siis inimesi edasi vaatama neid asju. Aga igal juhul esimene asi on panna oma generaatorid tööle. Ehk et ma jaotan hääle tekke tegelikult generaatoriks, aktivaatoriks ja resonaatoriks. 3 erinevat kihti nii-öelda on ju. Mis see generaator siis on? Generaator on tegelikult hingamissüsteem. Ta annab selle võimsuse, ta annab selle algse impulsi, et see hääl saaks tekkida. Tänu välja hingatavale õhule, see välja hingatav õhk hakkab siis meie kopsudest liikuma läbi häälepaelte või ütleme siis aparaadi ja siis häälekurrud ehk siis rahvakeeli häälepaelad hakkavad selle surve peale, õhusurve peale vibreerima. Need on sellised limaskestakesed, mis siis peavad omavahel võnkuma. Need on tegelikult võnguvad nii kiiresti, et kui me silmaga neid näeks, siis me ei eristaks kui kiiresti nagu. Et see on nii tohutu palju arvkordi ühes võib-olla murdosa sekundis on ju. Ja nüüd, kui nad teevad korrektselt tööd selle õhu sisenemise peale või õigepoolest see õhk nagu väljub meist, on ju, siis see tekitab helilaine, mis hakkab edasi liikuma järgmisesse siis üksusesse, milleks on siis resonaatorid ja siit me jõuame siis tegelikult hääle resonantsi juurde. Ja need resonaatorid on tegelikult võimendajad. Nad on nagu filtrid või siis nagu kõlarid. Kui sa paned nagu arvutile kõlari taha, siis see kõik hääl võimendub. Ta ei muuda sinu heli kõrgust, ta ei tekita su hääles madalust ega kõrgust, ega ka tegelikult otseselt volüümi, aga ta tajutavalt võib seda nagu muuta, et me kuuleme justkui, et siis see resonants justkui muudaks ka seda, et kui madalalt me räägime, kui kõrgelt me räägime, aga tegelikult ta võimendab seda heli, seda ühte nooti näiteks on ju, mida me just parasjagu kanname. Ja nüüd see on seotud meie nende urgetega ehk ruumidega ja resonaatorid teaduskontekstis eristatakse 5 vist, kui ma nüüd ei eksi, on neid 5, võtan nad järjest, mis sa arvad, mis need on? Need on õõnsused, kust heli läheb läbi. Või kujuta ette ka? Esimene, et kui siit hääletraktist hakkab see hääl nagu üles tulema, on ju, ta väljub suu kaudu on ju meil heli, siis esimene tegelikult ongi kõri asend ja kõriruum on ju. Ja kui kõri on pitsitatud, näiteks sellest võitle-põgene reaktsioonist, siis see ruum on ka kohe kahandatud väiksem on ju. Ja siis see resonantsruum on tegelikult kitsas ja siis see hääl on ka kitsam ja rohkem surutum. Nüüd järgmine on neeluasend, kas neil on üleval või all, samamoodi nagu kõriasend mõjutab on ju. Ruumi suhet mõjutab. Siis kõige võib-olla selgemini arusaadav on suuruum. Kas suulagi, pehme suulagi on üleval või all. On mingid häälikud, kust on hästi all, näiteks NG koos öelda. Siis sa tunned, et hästi lähedal on keelele ja hästi all on ju see suulagi. Aga näiteks A, mis on hästi emotsionaalne häälik, on suulagi tõstetum. Ehk vokaalid ja konsonandid on nagu erinevad, kuidas siis meie resonants hakkab kõlama. Ja sealt me jõuamegi häälikuteni, et häälikud on tegelikult resonantsis väga oluline osa ja sealt tuleb ka diktsioon ja sealt tuleb ka see puhas kõnekujund või kõnepilt on ju. Ja siis on nina öös, sa rääkisid siin nasaalsest häälest on ju. Kui üks resonaatoritest näiteks on rohkem üle forsseeritud, näiteks nina, ja ma lasen siit ninast hästi hääle läbi on ju, siis tulebki nasaalne metalline kõla on ju rohkem. Tegelikult peaksid kõik olema omavahel ühendatud ja selleks on vaja siis osata oma keha kasutada ja osata siis juhtida ja seda me siis hääletreeningus teemegi, et kuidas panna resonaatorid piisaval ja tarvilikul moel tööle. Ja sealt võib tekkida tegelikult, võib-olla see on hästi oluline öelda, et ükskõik mis asi elus, mina olen küll sinna jõudnud, võib olla nii hea kui halb. No näiteks, et kui sa resonantsi kasutad liiga palju,
siis see võib olla ülekompenseeriv efekt tegelikult. Et näiteks ma surun ennast nagu veel nagu hääleliselt hästi rinnakusse ja võimendan seda heli hästi palju, siis ma teen ennast võimsamaks, on ju. Ja sellega ma võin tegelikult ühenduse ära lõigata, et ma ei ole nagu oma optimaalses ja seejuures efektiivses kasutuses. Ja ma tegelikult hakkan siis oma energiat ka raiskama. Või siis vastupidi, ma alakompenseerin ennast või võtan nagu ennast kuidagi kahandan teen väiksemaks, on ju, näiteks hirmu baasil või see sama ärevus, mis siis see lööb, et siis seda resonantsi justkui ei ole üldse, on ju. Et hääl muutub rabedaks ja ta ei eendu, ta ei lähe välja, ta ei kostu. Meil ei teki vibratsiooni selle teise inimesega, sest me loeme lõuast üksteise vibratsiooni ja kui ma ei ole kuuldud, siis tihti ei ole asi volüümis, vaid selles, et lihtsalt see heli ei saa võimendust. Ja noh, see tuleb väga selgelt välja nii-öelda vaiksete inimeste puhul, kes on terve elu näiteks tundnud, et kuskil klassiruumis hüüti, et valjemini ja nad ei oska nagu, mida teha, on ju. Ja siis nad justkui oma arust nagu tõstavad seda helisagedust ja volüümi, on ju. Aga imelik on rääkida, ebamugav on ja see tekitab viha, see tekitab frustratsiooni, et mis te tahate must, ma niigi pingutan või ja seal on see tundlikkusaste ka, et inimestel pole adekvaatselt nagu aru saama kuni hääletreeninguni tihti peale, et kui valju on valju. Kuidas üldse see vibratsioon teiseni jõuab. Ja seal on see resonantsi teema, et tihti ei tähenda ühendus üldse mitte, et ma pean valjemini rääkima, vaid ma pean oskama oma häält resoneeruma panna. Ja kellele on hääletreening mõeldud? Et kes sinu kliendid nii-öelda tavaliselt on ja kas on nagu kellele see mõeldud on? See, miks ma alustasin hääletreeninguga, see üks põhjus on see, et minu taust on, ma lõin selle metoodika lavakunstikooli magistritööna. Ma õppisin süvendatud lavakõne magistrantuuris ja mul tekkis endas nii suur kirg tahtejõud ja vajadus seda teemat hakata arendama. Ja üks põhjus siis oli sealt see, et ma ei taha, et see oleks elitaarne, ma ei taha, et see oleks ainult nii vähestele kättesaadav, sest et see võimendab inimest. See avab potentsiaali. Ja see teeb inimesest nagu võitmatu või vastupandamatu või see on magneetiline, mis hakkab juhtuma tegelikult, kui sa oma häälega hakkad tegelema, on ju. Ja seepärast ma tahaks öelda selle laialdase vastuse, et see on kõigile. Ma arvasingi. Ma muud vastust ei oodanudki, et see ongi kõigile. See on nii vajalik nagu töö, ma tunnen ise ka, et kui hääl avanebki tohutu potentsiaal nagu, et nii palju hoiame end tagasi, et ma ei tea, see ongi kõik hääle pärast, miks me ei lähe kuhugi ja miks me ei tee midagi, et ma ei tea, kuidas mu hääl on ja nii. Aga kui me oleme ju enesekindlad ja teame, et mul on korralik tugev ja enesekindel hääl, siis ma võin igale poole minna ja kõike põhimõtteliselt teha nagu. See on selline kahest otsast lähenemisviis, et on koridor, et vaatame kummalt poolt me läheneme, on ju. Et saab läheneda nii, et hääl on süüdi, on ju, natukene selles, miks ma ei lähe kuskile, mul on siuke hääl. Aga teiselt poolt mul on öelnud, et hääl on psühhofüüsiline fenomen, nähtus. Ta tegelikult ju hoopis kajastab seda, mis mu nagu laiemas kontekstis toimub. Ehk hääl tegelikult, kui me hakkame häält treenima, siis me ei treeni ainult häält. Selleks, et häält päriselt tulemuslikult treenida, on vaja kogu oma tervikuga tegeleda. Ja seetõttu see hääletreening sisaldab nagu nii paljut. Nagu see on tõesti kogu keha ja psühholoogia läheb see kõik. Et seal ei ole võimalik nii, et ma tulen lihtsalt, teeme selle häälega midagi. Et ikka tuleb sellised inimesed, kes lihtsalt on väga ülekompenseerivas kohas ja nad tahavad lihtsalt tunda ennast elus kuidagi võimendatumana, paremini on, nad otsivad seda viisi, mis on väga äge koht, kust alustada on. Aga tihti mõnes mõttes see treening tõmbab alguses nagu vaiba alt ära, et see ei käi nii. Enesekindlus ei käi nii, et ma hakkan ennast nagu fake it until you make it, vaid see on, sa vaatad endale otsa ja sa hakkad nagu toimetama iseenda sisemiste hirmude ja kõigega, on ju. Ja see tuleb läbi harjutusta, et sa ei saa seda varjata ja ma tajun selle hästi kiiresti ära ja siis ma pakun seda maandu, siis on vaja regulatsiooni. Meil on vaja närvisüsteemi hakata ümber kirjutama ja see võtab aega sellepärast just, et need mustrid on nii tugevad ajus. Me peame neid nagu tükk aega koos positiivse emotsiooniga kordama, kinnistama, et võtta omaks uus hääl ka, on ju. Et üks asi on see, et ma saan korraks mingi efekti kätte, igast tunnist saab efekti kätte, iga tund on nii, et inimesed lähevad nagu, nii ja tunne on ja vau, et ma olen nii enda kehas ja oma olemuses, on ju.
aga siis kohtud võib-olla mõne aja pärast ja siis sa kuuled jälle, kuidas hääl hakkab minema kuskile siia kohta või et ei osata siis nagu võtta vastu seda iseenda osa, mis on see, ma ütleks, autentne tegelikult. Et minnakse sinna tagasi, kus sa oled nagu enne tulnud, sest et hästi palju hääl on nagu hästi palju vastuvõtlik eeskujule, hästi tugevalt. Et kuhu me läheme, eriti perekonnasüsteemidele või üldse väga tugevatele struktuuridele, mis meie ümber on, siis me oleme hästi mõjutatud. Ja kui mina eraldusvõime on madal, siis hääl läheb kohe kaasa. Ja see on empaatia küsimus ka, me tahame ju kuuluda. Ja siis minu arust nagu ühelt poolt see treening ongi see, et me õpime oma mina eraldama oma sünniperest näiteks ja sealsetest inimestest ja ka sõpradest ja ka kolleegidest ja proovime aru saada, kes me oleme. Ja siis, kui sa juba sellest aru saad, siis ei ole enam vahet, kui sa tabad ära, et praegu ma lähen kaasa, aga siis ma oskan sinna tagasi tulla, ma oskan ennast ära jälle seadistada, häälestada. Mulle väga meeldib, et sa lähened terviklikult nagu, et ei ole lihtsalt, et nii, hakkame nüüd tegema mingid hääli, vaid see kehatöö ja kõik närvisussüsteem ja kõik, et sealt tegelikult kõik nagu algabki ja ongi nii hea meel ongi näha, et keegi nagu on sellega kätte võtnud ja nüüd laiemalt nagu jagab ka. Siin ma tahan öelda tegelikult, et minu õpetaja Anne Türnpuu, kui ta peaks, ma ei tea, kas ta kuulaks kunagi sellist minu esinemist kuskil, aga kui ta peaks seda kuulama, siis tegelikult on üks võimas naine, kes minus nagu keeras küll mõnikord karmilt, aga väga tegelikult hoidvalt lahti mingid nupud, mis viisidki mind sellise julguseni, et Eestis on ja need on näitlejate seas tavaliselt sellised inimesed, kes on võtnud missiooniks sellega tegeleda. Ja tegelikult ka näiteks Maarja Mitt on üks nendest, kes on natuke, see koolkond on hästi sarnane, kus me tuleme. Ja tema on ju doktorantuuri läbinud ja sellel teemal just, et ta samamoodi teeb seda Eestis. Aga ma arvan, et minu jaoks nagu üks olulisemaid tahke on olnudki see, et ma jõudsin selleni, et närvisüsteemi regulatsioon on oluline osa, millest mina jäin ilma või mis mind selles nagu õppes, kui ma õppisin, ei tabanud otseselt. Jah, kaudselt ma tajusin, et mingid elemendid sellega tegelesid, aga keegi ei hoidnud mind selles, ma pidin ise hakkama saama ja kõik ei ole sellise loomusega, kes nagu mõtlevad, et nüüd ma hakkan looma meetodit või nüüd ma lähen, võtan oma kogemuse ja siis sellest ma loon nüüd mingi asja. Et see võib hoopis viia selleni, et ma lähen düsfunktsiooni ja ma mitte kunagi enam sellega ei tegele. Sest et ma saangi selle tagasiside, et ma olen võib-olla andetu. Aga ma arvan, et kõigis on nagu see potentsiaal, aga see on väärtustunde küsimus loomulikult, et kas ma siis hakkan endaga seda tööd tegema või mitte. Nii nagu ka närvisüsteemi regulatsioonitöö. Me kõik tuleme oma lapsepõlvedest, me oleme natuke nagu praaki saanud, heas mõttes naljaga öeldes praaki, et me oleme nagu kõik natukene haavatud kuskilt kandist. Ja nüüd me peame oma kõrgemat aju hakkama treenima, et kuidas siis tegelikult oleks humaanne, mis üldse tähendab see närvisüsteemi regulatsioon. Ja nüüd hääle kaudu saab seda nagu teha, või õigupoolest selleks, et püsivaid kvalitatiivseid muutusi saada, siis on nii oluline, et sa hakkad seisma omal kahel jalal, võtma vastutust iseenda eest. Ja see ei ole nagu see koht, kus ma nõuan seda endalt, vaid ma hakkan vaatama, millised vajadused on mul täitmata ja kuidas ma saan neid täita, et ma saaksin selle enesekindluse päriselt kätte, et ma saaks endale üldse osata pakkuda või suuta pakkuda maandatust. Ma tajungi, et teoreetiliselt me ei saagi kuulajatele praegu edasi anda, et ta võib-olla kuulab seda saadet ja nüüd järgmine kord, kui ta läheb kuhugi lavale, et nüüd ma nagu enam ei lähe närvi, et see ongi töö, ongi kehaga ja häälega, sellepärast ongi need koolitused, mida sa teed ja ka 1-1 tunnid, et sama nagu kõige muuga, et peab nagu selle praktika alla panema ja peab tegema tööd, treeningut nii-öelda, sama nagu lähme jõusaali, pumpame keha, et häälega sama, et selline järjepidev töö loobki selle nagu pinnase, aga ikkagi, et äkki kui on võimalik anda kuulajale selline nagu, et ma ei tea, oletame, et on mingi koolitus või mingi seminar ja siis laval oli ja annab mikrofoni lambist sinu kätte ja nüüd sa pead rääkima midagi, näiteks ja siis ongi see, et
või no mida iganes või et pead kas või mingi enda töökollektiivis mingi ettekande tegema või lähed kuhugi ringi ja, ja seal saad oma selle sule kätte, et et jah, et mida nagu märgata ja tegelikult mul oli üks küsimus oli veel, võib-olla ma liidangi selle kohe siia, et milline on õige hingamine, et kas see on sama, mida lauljad räägivad, et hinga kõhtu ja räägi kõhust, millest ma ei ole kunagi aru saanud, et kui ma mingi 10 minti laulan ja mul on kõri juba valus, et kuidas see õige hingamine on ja et mida teha, kui oletame, ma nüüd lähen lavale ja lihtsalt täiega süda peksab nagu. Jaa, see, miks neid koolitusi võib-olla kellelegi üldse vaja on, see on kiirtee lihtsalt, et saab iga moodi ennast arendada ja paremaks. Ja ma tean neid inimesi, kes on läinud läbi hirmu ja siis on kuidagi sealt välja pääsenud ja hiljem ütlema, et aga nüüd ongi lihtsam juba, on ju. Aga ma ei ole päris kindel, et kas nad ikkagi on mitte düsfunktsioonis, kui nad sooritavad ja loovad ühendust, et seal võib olla väga palju ülekompenseerimist. Ehk siis esimene asi, kui mikrofon pannakse täna mulle nina alla ja ma ei ole valmis selleks, et sinna sisse rääkida, sest see tuleb ootamatult, siis ma armastan ennast nii palju, et ma julgen öelda, et ei, aitäh, ma täna ei soovi. Ja ma ei pea põhjendama, sellepärast, et ma tunnen, et see viib mu närvisüsteemi näiteks kollapsi. Või tõesti, ma ei tahagi seal ühendust või seda kuidagi luua, on ju. Ma ei taha seal sõna võtta. Et see on täiesti okei, aga seal tuleb jääda enesekindlaks. Ja sa ei tohi endal tuhka pähe raputada siis. Sa pead nagu mõistma, et sa tegid praegu valiku enesearmastusest. See on üks võimalus. Aga see on konksuga selles mõttes, et tihtipeale ikkagi on ka neid põgenejaid, ma näen, kes nagu annavadki kogu aeg selle mikrofoni edasi. Ja siis lihtsalt on sellise hoitud naeratusega, mis tegelikult räägib nagu väga palju sellisest friisist ja tardumisest. Aga ega sealt ikkagi mingi teadnahka ei tule. Saad võib-olla hakkama, räägid need sõnad ära, sa tunned ennast tegelikult dissotsiatsioonis, see ei ole ühenduses, sul on ebamugav ja sa kinnistad ajus seda, et esinemisärevus või esinemine ongi ärev, see on midagi vastikut ja mina ei ole see inimene, kes peaks seda tegema, on ju. Et mul ei ole siin nagu, see on hästi kontekstipõhine ka, aga head vastust, et no nii nüüd tee seda ja seda, aga seda ei saa teha, sellepärast ma võin anda mingi nippe, vabastama turi, kael, on ju, hakka sügavamalt kohe hingama, proovi tõesti see kõhu hingamine selles mõttes, mis see nagu tähendab, ega kõhtu ei saa ju hingata, on ju. Ja mõne jaoks, kes on hästi intellektuaalne, võivad need metafoorsed sellised kujundlikud õpetused olla nagu eksitavad või kuidagi nagu, et ma ei saa aru. Ja siis nad tegelikult ei saa sellest nagu kasu. Et õpetajana ma peangi nagu nägema natuke teise inimese pähe, ehk see peensõna tegema metakognitsiooni, et saada aru, kuidas see teine inimene nagu üldse aktiveerub, mis ta eelteadmised on ja kuidas ta üldse mõistab, kuidas ta õpib. Ja nüüd nagu selle pinnalt ma saan pakkuda talle vastava nagu viisi ja me pusime nii kaua, kuni ta saab, see käib nii, on ju. Ega mina ka kohe ju ei taju, et okei, kuidas tema sellest nagu aru saab. Aga see ongi see, et see on teekond, see on otsimine, on ju. Ja seepärast see ei ole nagu siuke, et no nii, et täna on nüüd kohe ühepäevane koolitus ja homme teile võite kohe laval astuda, jube hea on. See on tegelikult ju automaatenergiast välja astumine. See on teadlikkuse energiasse tulemine. Ja see on pidev töö, aga see muutub aina lihtsamaks ühel hetkel. Et see on ükskõik millega see teadlikkus, mida see üldse tähendab. See on tegelikult inertsist, automaatsusest välja astumine. Ja hääle ja hingamise puhul on see sama. Ja see ei ole ju nii, et kogu aeg on üks kvaliteet hingamisel või häälimisel. On ju. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas ma ennast jälle tasakaalustan, kas mul on tööriistu ja kas ma oskan seda teha. Et see on pigem dünaamika. Ja tõesti, kui me räägime närvisüsteemist, siis kui me hingame pealiskaudselt, siis siin ootavad meid ees tegelikult närviretseptorid, siin rinnakus üleval kopsu ülemises sagaras, mis aktiveeruvad selle peale, kui õhumolekulid sisse tulevad. Ja kui see õhk ei jõua tegelikult siia alla, kus ootavad ees need närviretseptorid, mis aktiveeruvad ja tekitavad sümpaatilist ehk seda ventraalset, kaasatavat, sotsiaalset kaasatavat, rahustavat närvisüsteemi. Kui seda ei juhtu, ma ei hinga piisavalt sügavalt, on ju. Siis on see võitle-põgene ja seal ei ole, nagu ma ütlesin, loomingulisi seoseid ja seal tegelikult ei ole toidet ka häälele. Hääl muutubki kitsaks, on ju. Hääl muutubki rabedaks. Ja ka nüüd, kui ma oskan enda keha kasutada, oskan peatuda, luban, võtan ruumis endale, olen enda suhtes kaastundlik, armastav, austav ja see ei ole need ei ole sõnad, need on tegelikult keha tasandil sügav mõistmine, see on klikk, mis ära käib inimesest, kes tegeleb sellega. Siis ei ole mul häbi sellepärast, et võib-olla ma ohkan
võib-olla ma vajan seda, et ma teen korraks niimoodi, on ju. Või võib-olla ma vaatan korraks rabedalt kellelegi otsa ja ootan tema silmadest mingit kontakti, on ju. Aga ma lähen edasi. See keha pakub kogu aeg välja, kuidas ennast maandada, on ju. Ma võtan selle vastu. Mul ei ole seda häbitunnet, et keegi näeb mind läbi, ma olen nõrk, ma ei oska, ma ei saa hakkama, on ju, ja siis ma teen lihtsalt selle, et ma lähen puhevile ja siis lähen sellisest düsfunktsiooni pealt sooritama. Ja tegelikult pärast tunnen, et keegi tule mulle kommentaari ütlema, tõenäoliselt keegi tule ütlema, et sa olid nii tubli või et nii eeskujulik kuidagi, et sa tulid sellest nii ägedalt välja, mis just juhtus või et ma tõesti maotasin sind ja nii äge oli, mis sa tegid laual, on ju. See puudutas mind. Tavaliselt, kui me oleme üle kompenseeringus, siis me väldime ka seda, et me ju tajume üksteist, ära tule torkima, kui mul on nii raske, on ju. Kuigi mingi osa minust ootab, et palun tulge välge mulle, et kuidas mul läks, on ju. Et seal on jah selline kombinatsioon väga palju tihedaid suuri asju, et aga loomulikult ma võin ju öelda, et tõsta oma pehmet suulage ehk haiguta korraks mõtteliselt, kõigepealt mehaaniliselt, tekitan haigutustunnet ja siis nüüd mõtlen sellele, et kuidas on see haigutustunne siis, kuidas ma saan seda nii teha, et keegi pane tähelegi, et ma justkui tahaks haigutama hakata. Mida seda automaatselt tekitab on see, et mul on rohkem resonantsust, mul on rohkem ruumi ja tugi tuleb alla, hingamine muutub nagu sügavamaks, on ju. Ja ma jõustan ennast sellega. Teine asi on see, et vesi olgu see hästi lähedal kogu aeg. Et saaks võtta lonksu vett. Seal on mitu põhjust. Limas kesta niisutus, et diktsioon oleks parem, hoian ennast hüdreerituna, mõte töötab paremini, on ju. Teine põhjus on see, et ma rääkisin siin neelust ja neeluasendist kui resonaatorist, on ju. Nüüd, kui ma neelatan ja teen seda eriti veel veega, siis kohe, mis järgneb neelatusele, mis on järgne reflektiivne selline nagu refleksis tekkiv keha funktsioon. Välja hingamine. Tegelikult sisse hingamine, on ju. Võib-olla küll, ja vahet ei ole, selles mõttes see on hingamine. See läheb sügavaks ja see on sügav hingetõmme. Ja see tekitab mulle pausi ja ma saan toidet häälele. Ja nii ma toetun selle hääle keha peale või selle hingamise generaatori peale. On ju. Ja loomulikult keha kasutus. Et kas ma istun kössis, kas mul on nagu selgroogu ei tunnegi, mul ei ole selga taga. Selg taga, ma mõtlen, ma ei tule oma selga. On ju. Kas mul on kaelasti nagu õlgade sisse vajunud längu. On ju. Või ma hoiangi siit kompenseeringus lõuga. Ehk siis te ei saa mulle lähedale. Ma saan hakkama vaata, ma lähen siit läbi, on ju. Me ei loe ühendust. Või vastupidi, ma teen ennast alandlikuks ja ma tegelikult annan selle kõnevooru ruttu ära ja ma pigistan siit kõik kokku, on ju. Et jälle ei saa siit häält tekkida. Et seal on see füsioloogiline pool ja sa ütlesid jõusaal ja hääle puhul samamoodi lihased töötavad täpselt nagu kõik muud lihased. Sa treenid, et diktsioon saaks paremaks, keele tippu, keele külgi, muid lihased siin kõripinnal, on ju. Et see on selles mõttes ühelt poolt ongi see füsioloogiline, füüsikaline treening, on ju. Väga selline arusaadav, lihtne. Ja artikulatsioon on ka, on ju, teema. Ma ei mäleta, keegi, ma ei tea, see oli võib-olla jälle mingi YouTube'i video või midagi, aga et soovitati nagu raamatut lugeda ja üle artikuleerida nagu, et rääkidagi ülinägu, proovida enda suud täiega liigutada. Et ma natuke olen seda proovinud. Toimib muidugi, on ju, aga sellega on just see teema, et nagu ei viitsi nagu teha või see tundub nii kahtlane, et ma lähen koju, võtan seda raamat ja hakkan mingid hääli nagu tegema, et kas mingid quick fix ei ole sellega. No ongi see, et sa lähed kellegi juurde, kes loob sulle raamistiku, annab sulle metoodika ja mis kõige olulisem, annab sulle pidevat tagasisidet, et mis teel sa praegu oled, on ju. Sest endal on ikkagi, kui sa üldse ei ole kunagi saanud oma hääle ja hääle töö kohta tagasisidet, siis sa võid endale tekitada uusi pärssivaid harjumusi. Sa võid hakata suruma näiteks häält hästi rinnakusse ja siis arvad, et jaa, ta kuuldub, ta kõmiseb, aga ta ei tule välja sinust, on ju. Et võib küll eksiteele ka sattuda, kui sa ise teed, on ju. Aga mis puudutab seda harjutust, siis ma ütleks, et see on väga hea selles mõttes, et sa aktiveerid need lihased, mis on uinunud. Ja siis on lihtsam pärast kõneleda, on ju. Ja mingid keeleharjutused ka on ju, mingi
ja just häälikuseade jaoks eriti on ju, et keelt tugevdada. Aga ma ütlen, et minu juures ikkagi inimene leiab ennast väga harva mingisugused keeleväänamisharjutusi ja diktsioonireharjutusi tegemast, sest et need eelnevad etapid, mis on hingamine, hingamistoe reguleerimine, mis tegelikult üldse on see, et sul saab selline stabiilne toetatud hääl tekkida, resonantsruumi kasutamine ja resonantssidemete ühendamine, need on tegelikult asjad, mis tekitavad juba selle, et su diktsioon paraneb. Ja siis on mõned häälikud, võib-olla mõnel, kes tahab ekstra nagu treenida või on vajadust, on ju. Ja, nii äge ikka. Et jah, mulle ikka nii meeldib see terviklik lähenemine ja see, et ei ole see, et lihtsalt hakkamegi keelt väänama ja raamatut imelikult lugema. Aga see käib ka selles mõttes asja juurde, et see võib olema lõbus, väljakutsuv. Ja selles ruumis ühel hetkel ma luban inimesel liikuda düsfunktsiooni ka, sest see on see explosion tehnika. Kui meil on omavahel juba päris turvaline, siis ma teen seal improharjutusi. Ma panen inimese rääkima ei millestki. Tal ei ole ette valmistatud, on ju. Ja see on üks raskemaid asju, aga sealt hakkab ka enda kohta nii palju infot tulema, on ju. Ja seal peab olema hästi tugev usaldus, on ju. Et improsse ei saa ka kohe sisse astuda niimoodi, et no nii, hakkame peale, on ju, võõra inimese ees, kui sa pole kunagi seda teinud. Jälle võib tekkida täielik tardumine. Ma ise ka kunagi sellises kohas on, et minult oodati, et ma hakkaks naerma, näitleja selline ülesanne, on ju. Ja ma proovisin seda, aga sa ju saad aru, et see on nagu võlts, on ju. Ja siis see teine inimene vaatab, see professionaal vaatab sind ja siis ta mõlemad nagu, see on see koht, kus ta ei ütle sulle, sest et ta ei taha sulle veel haiget teha, te saate mõistate üksteist, et siin ei tule vist midagi välja. Ja siis sind jäetakse sinna ja siis sa võidki tunda, et ma olen andetu. Kui sul ei ole seal kõrval tegelikult teadlikkust ja mina eristusvõimet, on ju, mis seal just juhtus. Kui sa ei tea, mis närvisüsteemis just juhtus, on ju. Ja kui me räägime sellest, et sa ütlesid, et kas kiirteed ei ole, et nii keeruline, ja aga see on nagu tegelikult see, mis eristabki üht inimest teisest, et ma arvan, et nagu edu on hästi selline lai mõiste, mis see edu üldse inimeses on. Minu jaoks on see rahulolevus iseendaga. Et ma arvan, et see rahulolu minu jaoks tekibki sellest, et ma viitsin igavate ja pingutust nõudvate asjadega tegeleda. Õppimine ja areng ei tule lihtsalt meditatsioonist või lihtsalt vegeteerimisest. Et see peab olema vahelduv kunst ja sa pead oskama ennast tasakaalustada. Ja pingutus on väga mõnus asi, millega tegeleda. Distsipliin on kindlasti üks asi, mida ma inimestes nagu süvendan. Ehk üks osa sellest treeningust on ka refleksioonipäeviku pidamine. Sa hakkad iseendas läbi nägema seda, mida sa kirjutad enda kohta, kui sa seda teed. Ja eks see ongi siis ühelt poolt, kui midagi muud sellest treeningust ei saa, siis sa saad õpioskused, kuidas üldse, kui sa tahad milleski skilli nagu tekitada endas, tahad milleski heaks saada, et kuidas siis üldse nagu enda jaoks treeningut üles ehitada, mis on harjumuste muutmine? Ma julgeks öelda, et see ongi nagu treening edukatele inimestele, nagu, et ainult ju edukad inimesed ongi need, kes ongi võtnud kätte ja tegelenud enesearenguga ja hääl on ju nagu ma ennem ka juba mitu korda olen öelnud, et see on üks nagu kõige olulisemaid enesearengu vorme, et muud moodi me ei saagi nagu paremaks, kui me lihtsalt lähme ja hakkame end arendama nagu. Ja ma olen näinud sinu neid koolituste reklaame Facebookis ja mulle kohe lõi ette, et okei, see on kindlalt minu teema, see on mul kindlasti vaja seda nagu ja inimesed, kellele ma olen öelnud, et ma sinna plaanin ja tahan minna, need on öelnud ka, et issand jumal, mul oleks endale ka seda nii vaja ja eelmine kord ma ei saanud tulla, kuna ma olin juba tasunud selle ühe saunakoolituse, ma tegin podcasti ühe saunanaisega ka. Ja olen kuulnud selle väga mõnus podcast. Tänud. Ja nüüd nägin, et teed jälle seda koolitust, see 8-nädalane koolitus. Ja nüüd mul oli küll tunne, et nüüd ma kindlalt pean tulema ja tuligi kohe selline tunne ja nagu südame hääl ka, et tahaks selle kohta ka nagu saate teha selle hääle kohta ja et võib-olla
soovidki nendele, kes on meid kuulanud ja tunnevad, et okei, et noh, et ma võin seda saadet kuulata küll, aga lõpptöö ikkagi on see, et ma nüüd peangi hakkama nagu tööd tegema ja võib-olla see grupi koolitus ongi nagu selline kõige võib-olla ka funnim mingis mõttes, et tuleb ka mingi grupp kokku ja saame seal koos teha ja loodetavasti tuleb selline turvaline grupp, on ju, mida ilmselgelt alati nagu tuleb ka, on ju, et ühesõnaga tahtsin jah küsida, et kus, millal toimub, kuidas see välja näeb, algul natuke rääkisid ka, et kuidas see grupi asi välja näeb, aga et kuidas see grupi asi nagu toimib? Jaa, ma alustan nüüd kohe 7. lennuga. Et ma olen nüüd paari aasta jooksul teinud niimoodi poolaastas 1-2 kursust ja nüüd algab 7. ja selle koolituse nimi on hääle- ja kõnetreeningu kursus vettpidavalt tasuv investeering iseendasse. Kusjuures seda nime on tahetud mult üle osta. Ja mulle tegelikult meeldib väga kopiga tegeleda ja selliste turundusteemad tulevad mul ka niimoodi, et noh, lihtsalt intuitiivselt. Ja see nimi sai ka kuidagi mingisugusest sellisest hetkest järsku, et jah, ma tahan luua koolitust iseendale. Ehk et mida mina oleksin vajanud kunagi või kus ma tahaksin ka käia veel. Ehk et ma olen loonud sarnasel meetodil nagu individuaalis, aga see on nüüd grupile suunatud. Ja grupp hakkab juba ise väga palju tööle, et hakkame üksteist väga palju suunama, juhtima, aitama. Sest et nagu ma ütlesin, hääl on hästi vastuvõtlik üksteisele. Ja mäletan, minu õpetaja ütles kunagi, et sina oled väga kiire teistelt õppija ja ma mäletan, et kuidas ma nagu kuulasin, kuna ma tõesti nagu mu keha kuulab teiste häält kogu aeg. Siis ma mäletan, et ma võtsin oma eeskujud, kes olid nagu mul näiteks kursakaaslased, kuulasin nendes mingisugused segmendid või nüansid ja ma tõin seda oma kehasse. Ja siis ühel hetkel ma taipasin, et ma toon seda isegi nii palju, et ma lähen nagu oma optimaalsusest välja ja siis tuligi hakata nagu otsima seda, et kus mu enda hääl on. Et ühelt poolt ma olen hästi avatud selles mõttes nagu justkui hääle kehaga, et ma võtan hästi kergelt teiste häält ka nagu vastu. Aga et grupis tõesti on võimalik hakata teiste kvaliteedi kaudu ka õppima, et me kuuleme vibratsiooni ja see tervendab ja see loob lihtsalt ka head meeleolu. Ja lisaks on seal ka sellised kohalolu kiirendavad harjutused, kuidas üldse nagu siis olla hea mõtete edastaja, kuidas selgelt oma ideed edastada, kuidas luua ühendust, kuidas mängida pilguga kas või on ju, kui sa oled auditooriumi ees, et see oleks nagu päriselt kõiki köitev ja haarav. Ehk see on tegelikult karisma õpe ka, et karismaatilisust on võimalik õppida. See on täna nagu teada ka, et sellest on tehtud teadusuuringuid, et see ei ole ainult sünniga kaasa tulev selline oskus või omadus. Ja jah, seal on seekord on 9 kohtumist, 10 nädalat ja see lõpeb alati simulatsiooniga, kus inimene teeb loovtöö, ehk siis ta tegelikult räägib oma arenguteekonnast, kirjeldab oma kursusel läbi tehtud arengukaart, mida me filmime, mis on mikrofoniga ja mis on nagu siis esinemise situatsioon. Ja sellele järgneb selline väga hoitud ja teadlik tagasiside ring, kus on eesmärk anda edasisidet. Ja seal on vead väga oodatud, kuigi ettevalmistus on hästi oluline koht. Ja me juba alustame tegelikult esimesest kohtumisest ettevalmistusega. Kuigi ma ei räägi kogu aeg sellest, et varsti tuleb resultaadi koht. See pigem see kõik ongi nagu ettevalmistus selleks, et kinnistada. Sest et niisama lihtsalt kuskil käimine, kui sul ei ole pingutada vaja, on lihtsalt see, et ma saan aru, mis see metoodika on, aga ma ei lähe sellest nagu ise niivõrd läbi, et ma ei ava enda potentsiaali, et ma nagu ei omanda sealt nagu mingit oskust või pädevust. Jaa. Kas seal on see kehakeel ka on teema või? Natukene puudutan kehakeelt kindlasti. Sa enne mainisid ka see, et keha nagu kuidas hoida ja see on ju. Jaa, et selles mõttes see on läbiv, sest me tegelemegi kehaga, rühiga, kehahoiuga, tegelikult enne kõike selle kvaliteediga, et hingamine saaks nagu vaba olla. Lõppkokkuvõttes ma juba ütlen ette ruttavalt, et tegelikult ükskõik mis asendis ma olen, ma pean suutma rääkida nii, et mu keha toetab minu häält. Näiteks näitleja, ta võib-olla mängib mingisugust sükest küürus seljaga kuskil kükitavat inimest, aga ta peab olema suuteline seda saali teise otsa ka kandma, sest ma maksan pileti eest, et saada sellest etendusest nagu osa ka verbaalselt läbi sõnade. Ja näitleja tahab ka, et ta ju jõuaks
oma sõnumiga kohale. Ehk et alguses me tekitame nullpositsiooni, otsime keha neutralisatsiooni, vaatame, hakkame nagu justkui sibulat koorima, mis on minu mustrid, mis on minu kaitsed. Ja tasapisi rullime neid lahti, et jõuda sinna, et ma ei viiks igasse esinemisse jälle selle sama iseenda kaasa. Kui ma näiteks, mis nagu eristabki head näitlejad, mulle tundub nagu harjupärasest või keskmisest näitlejast nii-öelda, on see, et üks suudab jätta iseenda nagu palju rohkem maha kui teine. Ehk ma ei too kaasa neid mustrid, ma suudan jälle luua midagi uut. Ja uut saab hakata ikkagi nagu justkui puhtalt lehelt looma. Ja see on nagu see idee ka sellel koolitusel mul. Mida öelda neile, kes võib-olla tunnevad natuke ikkagi hirmu, et võib-olla isegi tunnevad hirmu tullagi üks ühele nagu, et või on nagu nii nagu plokis enda häälega, et ei tea, mida teha või kuhu minna nagu, et mida neile nagu öelda? Ainuke asi, mis on minu teha, on see, et ma annan endast alati parima, et see maandus tekiks juba esimesel hetkel. Ja minu kursused algavad tegelikult alati ühe ülesandega, mis automaatselt, see on nii keeruline, et see võtab kõik nagu hirmu ära. Ja tegelikult see on minu jaoks keeruline, võib-olla kellegi teise jaoks ei ole, aga ma olen lihtsalt seda nii palju arendanud, et see on minu jaoks kergeks muutunud, mis näitab ka seda progressi võimekust. Ja siis on kõik juba sellised, et nii äge, hakkame pihta. Ja siis me hakkame teooriasse sukelduma ja siis me läheme edasi häälepraktikaga. Ja ehk siis ma kasutan natuke explosion tehnikaid. Ja ega seal ei olegi muud, et sa saad aru, et sul ei ole võimalik elu kontrollida mitte kuidagi. Kontroll on, see ei ole päris. See on illusioon, see on idee sellest, et meil on võimalik kontrollida midagi. Kõik algab kontrolli tagant. Kõik suured asjad algavad kontrolli tagant. Nii et kui sa ikkagi tunned, et sa ei ole, selles mõttes on ka tõsiasi see, et kui sa oled täielikus dysfunktsioonis, siis gruppi ära tule. Ehk et kõiksugu grupid, ükskõik on see tantra, on see mis iganes asi, kus me läheme, täpselt, et sa pead psühholoogiliselt olema tegelikult piisavalt heas seisukorras. See pigem, see on see koht tegelikult, ma ootan väga neid inimesi, kes on valmis oma potentsiaaliga tegelema. Aga ma ei taha ka kitsendada, selles mõttes minu juures käivad ka inimesed, kes on väga sügavate traumade ja haavadega. Ja nad on öelnud, et see treening on neile olnud nagu teraapia. Ja tegelikult seda ma kuulen kogu aeg. Kes välja toob, siis ta toob alati selle välja, et see võiks olla juba koolisüsteemis, see treening. Ja teine asi, et see kõik mõjus nagu teraapia. Jaa. Et mis see explosion tehnika on, sa mainisid, mul jäi see arusaamatuks. Ja ma nimetan seda niimoodi, et kujutad ette, et on hapukurgi purk, mis on nagu läinud nii käärima ühel hetkel. Ta käärib seal sees. See võib olla inimene, kelle sees on hästi palju hirme ärevust. Ja siis midagi me teeme ju, et see nagu, et me ei suuda enam oma kehas olla, kui seda on nii palju. Siis ühel hetkel see purgi gaas lööb pealt ära. Ja ma nimetan seda teadlikuks juhitud treeningu selliseks stiiliks, kus ma viin inimese nagu nii keerulisse olukorda, et ta ei saa enam kaitseid peale panna endale. Aga see on kokkuleppeline. Ma ei tee seda üldiselt siis, kui ma ei tee seda niimoodi, et ma nüüd teen seda salaja või kuidagi, et ma ikkagi, minu vastutus on see, et see inimene pärast tunneb ennast hästi. Ja kui ma tunnen, et ma ei ole võimeline seda inimest nagu seal ära hoidma või et tema ei ole seal kohas, siis ma ei riski sellega. Ehk et see on see ruumihoidja kunst, mis siis üldse see ruumihoidja või see õpetaja või treener või terapeut või kes iganes keegi on. Et sa pead olema suuteline ikkagi aimuma ja nägema inimesse sisse nii palju, et mida sa talle pakud. Ja nüüd ma viin mingite harjutuste kaudu inimese sinna, et kus ma näen, inimesed hakkavad naerma, inimesed hakkavad peaaegu nutma ja siis ma lihtsalt juhatan neid läbi sellest, no nii lähme, mis sul kaotada on siin, ma juba saan kõigest aru ja kõige nagu naljakam paradoksaalne ongi see, et inimesed arvavad, et kaitsetest ei saada aru. Ei, ma lihtsalt ei taha, mulle ei meeldi mängud. Mitte et minu juures neid inimesed nagu ütlevad, aga ma näen seda, ma olen kunagi õhtujuhina töötanud. Siis on alati sünnipäevad on inimesed, kes istuvad, et mängud on mõttetud või kui nad ei ütle seda, siis nad on seal friisis tardumises. Tegelikult, kui me oleme sotsiaalses kaasatuses, siis iga inimene tahab mängida. Me oleme mängulised, me oleme tegelikult tegevuslikud, me tahame kogu aeg tegutseda. Täiega.
nii et jah, et see on nagu see koht, kus lihtsalt ma näen ju ära, et sa istud sellepärast, et sul on hirmud, mitte sellepärast, et nagu sa oled siuke inimene. Aga see ei ole nagu selles mõttes minu asi, siis see on nagu juurdlema jääda või lihtsalt nagu võiks teadvustada, et see paistab ära tegelikult. Mitte kõigile, aga neile, kes tegelevad iseendaga, kes on sellest ise läbi käinud, kes on kogenud seda, et nad on ka jäänud istuma sellepärast, et mitte sellepärast, et No nii hea. Millal see koolitus hakkab? see algab juba 3. septembril, nii 3. et septembris uue hooga. Ai, no ideaalne. Ja praegu on veel mõned kohad jäänud. On jah. Ja grupp on väike selles mõttes, et ma võtan alati 10–13 inimest ja hetkel ongi siis nagu see lisakohtade koht. Et ma tunnetan alati ka hästi individuaalselt, et tajud ja mis inimesed hakkavad tulema su gruppi, mis energia hakkab seal tekkima. Ja mulle tundub, et saab olema võimus. ja ma olen alati sellele nagu üsna intuitiivselt reageerinud, aga see on alati näidanud ära ennast, et pärast tagantjärgi ma ütlengi, et ma tajusin täpselt, mis grupp hakkab kokku tulema. Nii et praegu ma tunnen, et see tuleb nagu siuke babah. Ja see aeg ka praegu on nagu täpselt siuke, et uus algus, september, suvi seljadaga. Täpselt. Lähme teile. Ja üliäge. Ja millal ja kus need toimuvad muidu? Ja need toimuvad igal teisipäeval, kella 5-st 3 tundi alati, kella 8-ni. Need on väga intensiivsed, 3 tundi. Me oleme seal nagu kohalolus täielikult. Ja Koplis, Põhjala tehases, katsetan uut ruumi, milleks on portaal, kes teab siis endine kuuruum. Ja seal siis hakkame looma seda maailma. No, üliäge. Mina olen tulemas iga. Ma olen väga põnevil. See on minu enda jaoks ka alati järgmine kiht uut arenguhüpet. Ja jah, kõlabki nagu teraapia, noh. Et selline nagu tiigrihüpe, tiigri eneseareng ja tiigri teraapia nagu. Tiigri teraapia. Kusjuures ma teen praegu jätkukoolitust ja ma mõtlen sellele nime ja aasta tagasi vist mul tekkis tunne, et see võiks olla enesearengu, eneseväljenduse kvanthüpe. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, käisin ja guugeldasin seda kvanti tähendust ikka sügavamalt ja ikkagi vist tundub, et see jätkukoolitus, mis hakkab siis sellele baaskoolitusele alati järgnema, mis on nagu level up veel, teeme veel keerulisemad asju, mikrofonitööd juba ja mingi selliseid ma ei tea, dubleerimist ja mingisugused konkreetsed sellised tekstiloomed ja interpretatsioonid on ju, et see on nagu ka selline nagu perspektiiv, kuhu edasi liikuda. Võib-olla see lõppu veel natuke enda loo kohta ka, et võib-olla jah natuke veel detailsemalt, et mis sa nagu või milline sinu nagu teekond on olnud. Ja nüüd sa mõtled nagu hääleteekonda või nagu üldse kuidagi üldse kogu inimese kuskil siiani jõudmise. Yeah. Ja no hästi looduslähedane on esimene sõna, mis ma nagu kohe ütlen, et ma olen nii tänulik, et ma olen saare peal kasvanud. See on mind tõesti palju kujundanud, karastanud, aga oma loomult ma tegelikult olen hästi õrn hing ja olnud ka hästi palju ujeduses. Ja kui keegi üldse nagu peab maandusega tegelema, siis see olen mina. Sest et ma olen hästi kergelt vaimustuv, sütituv ja ma ei näita seda nagu, täna ma juba julgen seda välja näidata, aga väiksena ma mäletan olid hetked, kus ma pidin ennast maandama niimoodi, et oli näiteks sünnipäev saabumas. Ma olin nii elevil selle korraldusest või keegi tuli külla või ma sain mingi kingituse, siis ma läksin nagu, ma mäletan neid hetki tagasi kuskile nurga taha ja ma surusin endal nagu hambad hästi niimoodi nagu naeratades kokku ja pigistasin käsi ja siis ma väristasin ennast nurgas ja siis ma suutsin eluga edasi minna. Et see on nagu miski, mis on minus käinud selline nagu kirg ja selline nagu isegi obsessiivsus, see on nagu elujanu on nii suur ja sealt nagu see närvisüsteemi maandus tõi mulle ka selle, et selle teadmise, et üks asi me kardame hirmsasti hirmu ja viha ja ärevust, aga tegelikult minu elu on rohkem saatnud see, et mul on nii meeletult palju õnnehormoone ja ma olen nii elevil kõigest, et ma väsitan ennast nagu ära väga kergelt. Ja seepärast ma pean teadlikult tooma enne pidudele minekut näiteks ennast maha, et ma suudaks seal päriselt kohal olla nende inimestega, sest et võib-olla mul on elus olnud sellised hetki küll, kus ma lähen peole, ma olen nii väsinud, ma ei suuda enam ühenduda, sest ma olen ennast juba läbi põletanud selle kirega, ehk siis leek on väga, väga kõrge ja seepärast olen pidanud palju ka nagu, olen ämbritest ka läbi käinud ja õppima seda, et kuidas ennast hoida.
ja ma arvan, et ülitundlikkus on ka üks aspekt, mille tõttu nagu ma olen jõudnud selleni, mida ma teen. Ehk et see, et sa korjad kogu infot hästi palju maailma kohta ja siis on tekkinud nagu arusaam, et millises maailmas ma tahan elada. Julgus on olnud alati, et ma tahan luua ise seda maailma, mis mulle sobib. Ja seetõttu ka see ettevõtja teekond, et ma ei taha kinni olla kuskil, ma tahan nagu elada oma naiselikus kehas, nii nagu ma tunnen, et see on minu jaoks hea. Ma valin hästi teadlikult täna keskkondi, kuhu ma lähen, inimesi enda ümber. Samas ma ei välista midagi, et ma üritan kogu aeg oma identiteedist välja astuda. Et nii, kui tekib jälle see, et ma ei ole kunagi tahtnud endale nimeks panna, et ma olen hääletreener. Sest ma tahaks olla ka tegelikult võib-olla lavastaja ja siis ma tahaks olla õpetaja, siis ma tahaks olla tegelikult ka, ma olen ka kirjandusteadust õppinud, et nagu natuke selles asjas nagu keegi on ju, siis ma tahaks olla looduse inimene, ma tahaks olla aednik, siis ma tahaks olla abikaasa, ema, ma tahaks kõiki asju olla. Et ma olen lihtsalt nagu inimene ja nii kui ma näen, et ma hakkan milleski liiga üle kiinduma, siis ma lõikan selle nagu läbi endas. Ja siis hakkab tegelikult selles valdkonnas hästi minema jälle. Et jaa, et täiega äge. Avastaja võiks öelda. Ja kuidas need õhtujuhtimised olid sinuni või milline kogemus sul nendega oli? Kogemus sellise nagu mängujuhi pinnalt ja jah, suguvõsas hakati mulle ütlema, et noh, et sünnipäev on tulemas, et äkki võiks nagu. Ja siis mind kutsuti ikka ja alguses mulle väga meeldis ka, sest et kui sa oled tundlik, siis sa tegelikult tajud ära kogu aeg ruumis, mida kellelegi vaja on. Ja siis mul on see heas mõttes manipulatsioonivõime on päris kõrge, et ma võingi minna, siia tuleb natuke panna soola, siia natuke pipart ja ma mängin nagu. Ja see on see, mida ma tegelikult võib-olla ka kursustel nagu õpetan. Et jah, see tundlikkus teiste suhtes, empaatia ja ka oskus, mis on kõige raskem olnud minu jaoks, et leppida sellega, et kõik ei ole nii haai või siuke nagu kõik ei ela nii kirglikult, kui mina seda elu on ju. No väga hea, võimegi vaikselt võib-olla täna kokku tõmmata, et selline veel lõpu nii-öelda üldine küsimus, et miks enda häälega tööd teha? Miks? Jaa, mõtlen sellele praegu. Minu jaoks on see tõesti avanud minu potentsiaali ja uksed sinna, kus ma olen alati tahtnud minna, aga kus ma olen lämmatanud ennast näiteks autoriteedi hirmuga. Ja ma olen vaadanud, ma olen tundnud võib-olla veidi isegi kadedust, hirmu, kadedust, kõik see, kus tegelikult minu jaoks algab see, et sa pead sinna vaatama, sest seal on miski, mille suunas sina pead minema. Ja hääl on avanud minu jaoks selle, et ma ei tunne enam, ma lahustan autoriteedi hirmu, ma lahustan kadeduse, sest et ma nüüd olen ise seal, kus ma olen tahtnud olla kogu aeg. Ehk et ta on viis, kuidas teostada ennast elus nii, et see loob teistele ka väärtust. Ja kui me loome teistele väärtust, siis me tegelikult oleme õnnelikud ja rahul olevad inimesed. Aitäh! Aitäh! Ja kuulajatele ka aitäh, et kõik lisainfod, lingid, kõik on all, et tulge ka koolitusele arenema, tulge areneme koos, et mina olen ka seal ja tuleb turvaline ja äge grupp. Nii et aitäh, et teed seda ja aitäh. Aitäh, et kutsusid. Ja, tšau! Tšau! Nii, ja saate lõppu veel mainin ära selle koha, kus me saadet tegime ja see on üks maja Nõmmel. Tõeliselt mõnus maja, väga mõnusa energiaga ja siin on võimalik rentida erinevaid ruume, siin on võimalik teha podcasti, siin on võimalik teha loenguid, koolitusi, sünnipäevasid, mingeid joogasid, kongirännakuid, hingamisi, you name it. Üleval on väiksem ruum, seal tehakse teraapiaid, nii et kui otsid teraapiaruumi, samuti võid üks maja kontaktidele kirjutada ja muidu ka, et kui ei ole siia jõudnud, tule tšeki üle, et kui toimub mingi joogaõhtu või midagi, et see maja on juba
on juba oma moodi kogemus. Nii et aitäh ükskõimale ja kohtume järgmises saates. Tšau!